Jätkame. See, mis minu elus on, määrab mina kui väli. Kes ei ole vaadanud eelmisi videosid, ma siis tsiteerin Eeva Lepiku videod. See, mis minu elus on, määrab. See, mis minu elus on, määrab mina kui väli. Võnge. Lainetusvibratsioon. Kui sa teed muutuse väljas, siis väline reaalsus hoolitseb ise sinu eest. Ehk siis see räägib ka sellest, et kui ma teen muutuse enda sees, siis muutub väline reaalsus. Kui ma lihtsalt tegelen endaga, siis väline reaalsus lihtsalt hoolitseb ise minu eest. Mida ma olen kogenud? Ma näiteks lõpetasin ära reklaami tegemise, nagu tasulise reklaami tegemise. Mul oli hirm, et kliendid ei tule. Ja siis ma otsustasin alla anda ja käest lasta kõik. Läheb nii, nagu läheb. Ja siis elu ei kukkunudki kokku. Kliendid ikka jõudsid minuni. Kuidagi. Ja elu läks edasi. Ehk siis miskit välisest reaalsusest hoolitses minu eest. Väline reaalsus hoolitses ise minu eest. Edasi. Kuna sa ise võngud sellisel sagedusel, et sa oled võimeline endast läbi laskma suuremat küllust, siis raha tuleb siis. Kuna sa ise võngud sellisel sagedusel, nii siin on midagi segast, aga raha tuleb siis, kui ma olen võimeline endast läbi laskma suuremat küllust, võnkuda sellisel sagedusel. Kui ma ise luban endal kogeda seda rikkuse raha sagedust, siis see peaks muutuma ka välises reaalsuses. Nii. Eeva pole kordagi 5 aasta jooksul pannud eesmärgiks saada rohkem nähtavust. Aga mina teen seda kogu aeg. Ma kogu aeg muretsen selle pärast, et mul peaks olema rohkem nähtavust, et siis mul on rohkem kliente ja rohkem raha. Aga see ei ole tõde, sellepärast, et mul jälgijaid aina tuleb, nähtavus aina tuleb, aga raha mul juurde ei teki. Miks ma olen öelnud, et ma olen tupikus? Tõde. Ma olen küsinud rohkem nähtavust, aga ma peaks nagu raha asjadele keskenduma. Eeva pole kordagi 5 aasta jooksul pannud eesmärgiks saada rohkem nähtavust. Aga ta on kogu aeg saanud seda. Läbi selle, et teda kutsutakse, niimoodi ta ütles. Kui sa teadlikult valid, kes sa nüüd oled, nii, et see vastaks tõele ka südames, kui sa positiivselt mõtled, aga tunnede tasandil ei usu seda, siis see ei juhtu. Ehk siis manifesteerimine juhtub ainult siis, kui sinu mõtted, pea ja sinu südatunded on samastunud ja mõlemad nõus. Kui ka süda on nõus sellega, mis su peas toimub. Tunded. Raha ei tule kursuse muutusena, vaid selle pärast, et ma olen valinud, kes ma olen valinud olla ja mis mu väljal toimub.
Ehk siis siin ta rääkis oma kursusest, et seal olevat mingi mees, kes siis pani tähele, kui palju raha ta teenis selle kursusega ja ta olevat vastanud talle, et ta sai seda raha, sest sellepärast, kes ta on, kes ta valis olla ja sellepärast, mis ta väljas toimub. Et ta oleks võinud seda raha saada ka mujal. Et ta ei loonud seda kursust selleks, et saada seda raha. Seda lõi see koht temas, kes ta valis olla ise. Kes ta valis olla ja mis ta väljas toimus. Vot niimoodi. Edasi. Minu asi on kasutada seda inimest, lasta sellel inimesel vastupanuta teenindada seda füüsilist reaalsust. Vot kus kullatera. Inimene on see avatar, keha, kus elab sees meie teadvus, hing. Vaim ei ole tegelikult sees. Ma ei tea, mis Eeva sellest vaimust arvab, mul on oma arusaam sellest. Mina räägin hingest. Tema räägib teadvusest. Teadvus on minu jaoks vaim, aga no ma ei tea, kuidas see nüüd meil kokku läheb virdsega teadsuda. Minu asi on kasutada seda inimest, ehk siis seda avatari selles 3D tiheduses, selles reaalsuses, et lasta sellel inimesel vastupanuta teenindada seda füüsilist reaalsust. Ma annan ennast kasutusse sellele maailmale, et umbes niimoodi ma seda tunnetan. Ja ei põikle vastupanuta. Ma luban sellel lihtsalt tegutseda. Minu asi on kasutada seda inimest, lasta sellel inimesel vastupanuta teenindada seda füüsilist reaalsust. Oi, lähme edasi. See on alles 3. leht, mis see 10. Saate palju uusi tarkusi juurde. Mida mu kliendid tahaks osta? See lause ei kõlba. Ma keskendun jälle välisele. Ma keskendun kliendile, ma keskendun välisele. See on see, mida ka mina olen teinud. Ma isegi täna tegin täpselt seda, et ma küsisin inimestelt, et ma ei saa aru, mis muutust ma loon teis. Et palun andke mulle tagasisidet, mis muutuse ma loon, et ma saaks aru. See on ka vastutuse äraandmine teisele inimesele. Ma pean iseendasse vaatama ja küsima iseendalt, mis muutuse ma loon inimese, kes ma olen ja mis muutuse ma loon inimestes. Tuleb välja, et ma isegi ei tea, kes ma olen ja mis kuradi muutuse ma loon siis. No mingid muutuse ma loon muidugi, lihtsalt see räägib see osa minust, kes ennast veel ei väärtusta. Ma ei ole veel aktsepteerinud seda versiooni endast, kes ennast ei väärtusta. Nii. Kuidas aru saada sellest, kas sa oled ärganud? Selle põhjal, kui sa vaatad teist inimest ja ei pea neid teiseks inimeseks, vaid enda teadvuse projektsiooniks. Vot see on вообще bomba, блядь. Oi, pizdets. Vot sellest ma tahaks pikemalt rääkida järgmises videos.